Hei, Viki siin ja tänases videos näitan teile, kuidas toimub meil kettpuhastus. Ehk siis siiani te olete näinud kogu seda protsessi renoveerimisest, kettpuhastusest, ettevalmistusest. Täna on meil siis ainult see kettpuhastus. Ehk siis saame siin selle jõgaamal ära teha. Siia tuleb siis ka uus korstnapits ja kui see pits on laotud, siis me saame ka renoveerimise täismahus ära teha. Katel. Gaas oli siia vähendatud, see on nüüd kinni pandud. Seda enam ei ole. Ei tohi olla. Ega ainult selle küttes ja torud ette puhks, ega rohkem pole vaja. Ja ega rohkem ei lähegi, et juhitava teguga. Ega see on vene agentud. Meie oleme siin kolmas pere. Üleval oli havi, jah? Ma toon midagi olla. Näed, seal üks auk ühe seal taga. Seal on liidi oma, jah. Ma võtan siia ja panen kohe oma käru peale. Meil on ka ämbrid ja see kõik olemas. Soo on mul siia. Võtan selle eest ära või? Tege mul nii ära. Siia paneme Korona või läheb õhu palju? Siin ongi siiper kinni, leibime siit veel ära. Ja siis kõik see tuhk, mis nii-öelda tuleb, me tõmbame siit tolmuveega puhtaks. Ja keldris on meil täpselt samamoodi kõik ära teibitud igaks juhuks. Siin on meil siis kettpuhastuse jaoks vajalik instrument, ehk sellega hakkame seda kõike sealt maha peksma ja kui sellest meil ei piisa, siis tegelikult varuks on veel olemas natukene agressiivsemad tööriistad. Sellisega ümber tõmmata. Ja kui sellest ka ei piisa, siis võtame selle, kuidas see Viljandis see lumekoristusmasin oli, wife beater või? Et selle wife beateriga teeme selle kõik ära. Ja siit saab siis ka ilusa näite sellest, et milline see korsten seespoolt ei tohiks olla. Tuleb ka üleval, näed, kas see... Oi, näed, siit tuleb päris ilusti seda välja. Et see tähendab seda, et need vuugivad on ikkagi päris korralikult välja põlenud. Siin on ilusti läikid pidi, jah. Siin on siis näha ka seda eeskujulikku pigi. Siin on kohati veel pigitükid alles, aga me oleme ikka 80% puhtaks saanud. Enne me ei olnud siin neid kive nähagi. Mõra. Ja nii näebki välja see kogu kettpuhastus, korstnapuhastus seest poolt, mehaaniline puhastus. Ja nüüd on siis vaja ära oodata, kuni meil Potsepp tuleb, laob selle uue korstnapitsi valmis, siis saame tulla kõik uuesti ära renoveerida. Et siia tegelikult läheb üks pigipõletushall veel, sest et praegu siin ei ole näha, aga kaameraga oli näha ilusti, et seal on veel suured tükid rippumas, mida praegu isegi see wife beater meil ära ei saanud võtta. Seega tuleb uuesti tulla ja seda korstet natukene karistada ja siis vaatame, millal me saame selle renoveerimise video ka valmis teha.